Head hingamispäeva, kallid rajaleidjad, vanemad, õed-vennad kogudustes ja kõik, kes vaatavad meid veebi vahendusel ka. Täna tähistame nimelt rajaleidjate päeva ja tähistame seda, et 75 aastat tagasi sai rajaleidjate nimeks valitud rajaleidjad. Selle nime all on rohkem kui, 5 miljonit inimest andnud oma elu Jumalale ja tegemas Jumala suurt ja võimast tööd, sest rajaleidjaid on igas maailma nurgas, kus on ustavaid ja julgeid noori. Tänase jutluse on valmistanud Jose Antonio Pagan, kes on pärit Puerto Ricost, elab aga Ameerika Ühendriikides, kes on rajaleidjate juht, kaplan, pastor, töötab nii politseis kui FBI's selleks, et toetada inimesi nende igapäevases tegevuses ja käimises koos Jumalaga. Tema jutluse peamiseks eesmärgiks täna on ei midagi muud, kui meile kõigile meelde tuletada ühte väga olulist tõsiasja. Ja see on see, et ükskõik kui väikesed me oleme, kui meil on Jumalaga koos suur eesmärk, siis tema aitab meil selle ka saavutada. Räägime ühest väikesest poisist, kes kunagi oli just selline nagu sina, hea rajaleidja. Piibel räägib, et tema nimi oli Taavet. Ta ei olnud mitte kõige vanem oma peres, ta ei olnud mitte kõige tugevam oma peres, mitte kõige pikem oma peres, ammugi mitte kõige populaarsem oma peres. Sest siis, kui teised olid läinud kuhugi linna peale, pidi tema oma koduseid ülesandeid täitma ja toime tulema. Tema aeg läks mööda lambaid karjatades, laule lauldes ja kirjutades ja loomulikult Jumalaga koos olemises, palvetades ja õppides. Ja just sellepärast või võib-olla just sellepärast valis Jumal just tema oma jaoks tegelaseks, kes tegi ära kõige suuremad ja olulisemad teod. Taavet oli karjapoiss. Ta oli karjapoiss, kellel oli suur eesmärk. Ja see suur eesmärk on midagi sellist, mis saab olla meil kõigil. Ta tahtis olla rajaleidja, kes tegutseb koos Jumalaga. Kõigepealt oma südames ja siis seal, kuhu Jumal teda juhib. Ja Jumal tahab, et sinu elus oleks ka eesmärk. Eesmärk käia koos temaga ja teha temaga koos suuri asju. Vaatame Taaveti elust mõnda olulist hetke selleks, et aru saada, kuidas moodi Jumala eesmärk võib olla ka meie eesmärgiks. Kuidas olla eesmärgiga rajaleidja, kes annab oma elus kõik selleks, et Jumalaga koos käia. Kui prohvet Samuel läks Iisai majja uut kuningat võidma, siis teadsid kõik, et selleks uueks kuningaks saab mõni Iisai vanematest poegadest. Sest nemad olid pikad, nemad olid eesrindlikud, nemad olid tuntud, nad olid kuningamaterjal, ütleme nii. Kuid Jumal ütleb Samuelile midagi sellist, mida ainult Jumal võib öelda peale seda, kui Samueli eest on kõik Iisai vanemad pojad läbi käinud. Ta ütleb 1. Samueli 16. peatüki 7. salmis niimoodi. Ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Jumal ei otsi nimelt välist vägevust ja suurust, sest ega see mingisugune missivõistlus ei ole. See siin on kuninga valimine ja see on üks tõsine töö ja tegevus. Jumal otsib südant, mis on valmis tegutsema. Taavet, kes on karjatamas lambaid, tegemas ühte lihtsat ja tavalist igapäevast tööd, mis vajab mitte ainult pühendumist, vaid vajab sellist rutiinitaluvust, toime tulemist igal päeval ühe ja samasuguse asjaga, sellepärast, et need on ju lambad ja karjamaa, on tegelikult veetmas oma head ja kvaliteetaega koos Jumalaga. Jumal valmistab teda seal karjamaal ette selleks, et Taavet võiks teha ühel hetkel suuremad asju. See vana ja tark raamat siin räägib sellest, et Taavet kasvas Jumala ja inimeste armus. Teda oli õpetatud issanda teedel ja nüüd tahtis ta anda oma südant veelgi enam issandale ja tema tahte täitmisele. Ja siis, kui ta ühel hetkel on jõudnud ka kuningas Sauli teenistusse ja näeb seal neid kiusatusi ja neid raskeid aegu ja neid hästi keerulisi olukordi, siis mida ta teeb? Ta tuletab meelde seda, mida ta on teinud seal samas karjamaal, ta võtab oma pilli, mängib ja laulab Jumalale ja on temaga ühenduses. Rajaleidjatena algab meie eesmärk ja meie tegevuse eesmärk sellest, et me puhastame oma südame Jumala ees ja laseme tal endid muuta Jeesuse sarnaseks.
ma olen täiesti kindel, et ükskõik, kes seda jutlust täna vaatab, ei ole mitte kunagi saamas kuningaks. Mitte sellepärast, et ei oleks seda väärt, vaid sellepärast, et kuningriike maailmas on suhteliselt vähe ja Eesti tõenäoliselt ei saa mitte kunagi kuningriigiks. Kuid see ei tähenda seda, et Jumal ei näeks sind tegemas neid asju ja neid olulisi asju, mida sul teha vaja on. Jumal ei pea nimelt just väga palju sellest ülalt alla hierarhiast, et tema räägib kõigepealt ainult kuningate ja presidentidega, kes siis räägivad peaministritega ja siis nii edasi, kuni ühel hetkel võid sa ajalehest lugeda seda või internetist lugeda seda, mida Jumal ütles. Jumal vaatab sind, vaatab mind ka ja vaatab seda, mida meie teeme ja tahab, et meil läheks hästi. Ta tahab, et me kasvataksime väikestes asjades oma iseloomu palju suuremateks ja võimsamateks tegudeks. Taavet tegi suuri asju. Me kõik teame seda, kuidas Taavet tappis hiiglase Goljati, kuid Taavet ei alustanud mitte hiiglaste tapmisest. Mul on üks sõber, kes on sõitnud Austraalias väga pikkade autorongidega, kus on mitte ainult auto ja veoauto ja selle järelhaagis, vaid sellel omakorda järelhaagis ja vist oli veel üks järelhaagis. Ja loomulikult ei alustanud ta just selliste autorongidega sõitmist lihtsalt sel hetkel, kui tal pähe tuli, et see võiks olla lahe. Ta alustas väikestest autodest ja siis õppis üha suuremate ja suuremate autode peale ja tänase päevani, kui ta seal Austraalias ringi sõidab, naudib ta seda, mida ta on teinud, kuid vaatab tagasi ka sellele algusele, mis on olnud, sest ta teab, et ilma selle alguseta nende väikeste asjadeta ta poleks mitte midagi olemas. Teate seda ka, kuidas moodi Ott Tänak ei alustanud mitte ei Hyundai ega Toyota roolis kihutamist, vaid alustas ühe väikese kardiautoga, mis tegi kaugeltki mitte sellist häält, nagu tänane ralliauto seda teeb, vaid väikest õrna pirinat. Ja siis, kui ta esimesse rehvinurka sisse sõitis, siis oli loomulikult häda suur, sest palju sellest 3-aastasest poisist ikka tahta oleks. Aga just nendest väikestest asjadest, väikestest algustest kasvab midagi suuremat ja midagi võimsamat, midagi sellist, mis võib muuta maailma. Taaveti eesmärk sai alguse Karjamaal, seal, kus ta hoolitseb lammaste eest, kelle eest võib-olla mitte keegi teine suurematest vendadest hoolitseda ei tahtnud. Seal, kus ta laulis Jumalale, kus ta rääkis koos Jumalaga, kus ta õppis kasutama oma lingu alguses võib-olla niisama, kuid siis ühel hetkel avastas ta seda, et tal tuleb kaitsta oma lambakarja mitte ainult selle eest, et nad valesse kohta ei läheks, vaid ka karude ja lõvide eest, kes tahavad seda karja murda. Piibel kinnitab 1. Saamueli 17. peatüki 36. salmis, et Taaveti sõnu, kus ta ütleb, et su sulane on nii lõvi kui karu maha löönud. Ja see on veel enne seda, kui ta Goljatiga vastamisi läheb. Enne Goljatiga vastamise minekut on Taavet juba võitnud neid väikeseid või väiksemaid lahinguid, kuigi ma ei kujuta ette, et kunagi lõvi või karuga võitlemine võiks midagi väikest olla. Teate küll, praegusel hetkel siin Eestimaal liigub ringi üks puumalaadne olend ja hirmul on suured silmad ja üks vanatädi kusagil Paide lähedal juba väidab, et tema nägi, kuidas puuma vaatas tema aknast sisse. Kardab ja väriseb sellepärast, et mine tea, mida see loom võidab ette võtta. Karu ja lõviga võitlemine on ilmselgelt suurem asi, kui puumat oma koduaknast või autoaknast vaadata. Isegi siis, kui see päriselt puuma peaks olema. Enne seda, kui Taavet läheb Goljatiga võitlusesse, on ta võitnud neid väikeseid lahinguid. Ta on olnud ustav ka siis, kui rahva hulka tema ümber ei ole, kui mitte keegi ei näe, ei tea seda, mida ta tegelikult teinud on ja kus kõik võivad tema juttu pidada ainult jutuks ja mitte millekski enamaks. Ta oli ustav, sest Jumala vaim elab tema südames. Rajaleidjad, pidage meeles, et öeldakse, et kriisihetkedel tuleb välja see, kes me oleme. Kriisihetkedel ei tõuse me mitte oma unistuste kõrgusele, vaid langeme sinna, kus on meie väljaõppe ja meie kogemused ja meie harjumused ja see, mida me oleme ehitanud kogu oma ülejäänud eluga. See tähendab, et rasketel hetkedel saame me välja anda ainult seda ja toime tulla ainult sellega, milleks me oleme valmistunud. Siis, kui need raskused tulevad ühel hetkel sinu ellu kas veipide või alkoholi või narkootikumide näol, tulevad sinu ellu sõprade survel, laiskuse, arvutimängude või ükskõik mille muu tõttu,
see ei ole mitte kuidagi kaotatav lahing, kui sa juba enne seda oled hakanud ehitama oma elu kindlat alust. Kuid kui sa avastad ennast ühel hetkel selle kõige keskel, mis tahab sind maha matta, siis on väga raske alustada. Sellisel hetkel ei saa sa võib-olla üksi mitte midagi teha ja sa jääd kindla peale kaotajaks ja seetõttu, kui sa oled selles olukorras, siis kutsun ma sind, et sa läheksid ja räägiksid oma vanemate, oma õpetajate, oma heade sõpradega, kellegagi, keda sa usaldad. Tule kas või räägi minuga. Kirjuta mulle, helista mulle. Minu email ja telefoninumber on netist leitavad ja räägi, mis on sinu elus rasked, mida on sul vaja, millega on sul vaja võidelda. Võib-olla me saame üheskoos abi ja lahendust. Kuid kui sa alustad oma alusmüüri ehitamist algusest peale õigest kohast, siis ei ole ka suured raskused sinu ees mitte kuidagi võitmatud. Isegi siis, kui sa ei ole võib-olla seda alusmüüri hakanud ehitama ammu aega tagasi, ei ole veel täna hilja. Alusta oma elus nende väikeste asjade otsuste tegemist, mis aitavad sul olla parem. Kui me ehitame üles oma südames neid väärtusi, mida Jumal tahab meile anda, kui me loeme piiblit, kui me palvetame, kui me räägime temaga, kui me austame oma vanemaid, kui me paneme koolis tähele seda, mida meile õpetada tahetakse, siis suudame me vastu seista ükskõik kui raskele olukorrale. Mida me siis tegema peame? Väikesed igapäevased otsused on need, mis meid aitavad. Olla aus, mitte petta, palvetada, rääkida Jumalaga, kuulata vanemate sõna, seista vastu sellele, et keegi sind kiusab ja teisi mitte kiusata, on need asjad, mis valmistavad meid ette suuremateks väljakutseteks. Mõnikord on need väljakutsed tulemas koolis, mõnikord kodus, vahel ka sõprade seas ja mõnikord tunduvad need väljakutsed nagu hiiglased, mida mitte keegi kunagi võita ei suuda, sellepärast et need on mõnikord täitsa armsad ka. Kuid me teame, et kui me anname kiusatustele järgi ja teeme neid asju, mis on valed, siis ühel hetkel hakkab siin südames natukene kripeldama ja see rahu, mis on olnud, on nüüd kadumas. Sest me kõik kogeme vaenlase rünnakuid. Ja ise küsimus on selles, kas me suudame vastu panna või anname alla. Rasketel aegadel tasub meelde tuletada seda, mis on meie kui Rajaleidjate tõotus ja mis on reeglid. Sest need hoiavad meid õigel teel, mitte ainult raskustes, vaid ka igapäevasel kogu selle hea asja ülesehitamisel. Rajaleidjate tõotus on lihtne. Jumala armu läbi tahan olla ma puhas, lahke ja õiglane. Tahan pidada Rajaleidjate reegleid, tahan olla Jumala teener ja inimeste sõber. Ma olen rääkinud Rajaleidjate tõotusest nii mõnedki videod ja kui sa tahad, siis sa võid need mingil hetkel üles otsida, need järgi vaadata, kuid pea meeles, et see on see tõotus, mida sina Rajaleidjana võid tõotada selleks, et sinu elu võiks olla parem. Ja ka need reeglid, millest siin tõotuses räägitakse, ei ole mitte millekski muuks kui selleks, et üles ehitada head ja kindlat elu. Jälgida hommikualvet. Tähendab alustada iga päeva koos Jumalaga. Olla aus, selgitab iseennast juba. Hoolitseda oma keha eest. Tegeleda sellega, et sinu keha ei oleks sulle takistuseks mingite suurte ja vägevate asjade tegemisel. Olla tasakaalukas, mitte kalduda mingitesse äärmustesse, mis internetist kuulda on või YouTube'ist vaadata on. Okei, sa ei vaata YouTube'i, sa vaatad TikTok'i või Instagrami või ükskõik mida muud. Ükskõik, kus sa seda näed. Kõik need äärmused on tegelikult mööda sellest, mis on Rajaleidjate reeglites kirjas. Olla tasakaalukas, panna tähele seda, mis on mõistlik tee, mitte nihutada oma kõrvu sinnapoole, kus on midagi põnevat kostmas. Olla viisakas ja sõnakuulelik. Selline inimene, kellega koos on hea olla, korralikult käituda Jumala kojas. Muideks, siin on üks selline väike alanüanss ka olemas. Selleks, et sa saaksid korralikult käituda Jumala kojas, tähendab see seda, et sa pead kõigepealt Jumala kotta minema. Minna kirikusse tähendab see ja panna tähele seal seda, mida räägitakse. Olla rõõmus. Selline inimene, kellega on koos hea olla ja kes rõõmustab teisigi ning kõige tipuks teha Jumala tööd. Jumal on kutsunud sind olema eesmärgiga Rajaleidja selleks, et sina saaksid teha tema tööd.
ta on kutsunud mind olema eesmärgiga rajaleidja selleks, et me võiksime koos teha midagi suurt ja vägevat. Kas sinu elus, minu elus või kõikide inimeste eludes siin Eestimaal ja maailmas, sellepärast, et see on üks oluline asi. Kuidas oli Taavetiga? Piibel ütleb, et Goljat, hiiglane, tohutult suur, hirmutas kogu Iisraeli sõjaväge. 40 päeva oli Iisraeli armee värisenud selle hiiglase Goljati ees ja tema esitatud väljakutse ees minna ja temaga võidelda. Aga üks noor poiss, kes on ustav oma tõotusele ja oma reeglitele ja oma kutsumusele, tõuseb püsti ja läheb, sest tal on eesmärk. Taavet ütleb 1. Saamueli 17. peatükki 45. salmis niimoodi. Ta ütleb seda Goljatile, sellele hiiglasele, sellele kohutavalt suurele ja võimsale. Ta ütleb, sina tuled mu vastu mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su vastu vägede issanda nimel. Kiitus ja au Jumalale selle kindluse eest, mis sellel noorel mehel on oma loojasse. Ja see on see kindlus, mis võib olla meil kõigil. Ka meie võime issanda nimel igale väljakutsele vastu seista, vastu astuda, vastu minna, selle ära võita. Eesmärgiga rajaleidja ei jookse nimelt mitte kunagi hiiglaste eest ära, vaid ta astub neile vastu, usaldades täielikult oma Jumalat. Peame siiski meeles pidama, et kui me oleme ühe võidu saanud, ei tähenda see seda, et meie katsumused on läbi. Taavetit ei kroonitud kuningaks kohe peale seda, kui ta Goljati võitis. Teda ei kroonitud kuningaks isegi enne seda või kohe peale seda, kui Saamuel on tema juures käinud ja ta kuningaks võidnud. Kuningaks kroonimiseni läks veel jupp aega, sest Saul ei tahtnud oma troonist loobuda. Kuningas Saul ajas teda aastaid taga, sest ta tahtis hävitada ja tappa seda noort meest selleks, et ise valitseda. Taavet elas koobastes, teda reedeti, ta kannatas nälga ja jänu ja külma ja kõike muud sellist selleks, et ühel hetkel kätte saada seda, mida Jumal on talle öelnud. On öeldud, et eesmärgini viiv tee läheb läbi kõrbe, enne kui ta jõuab sinna paleesse, mis see eesmärk on. Kui sa lähed läbi praegu rasketest aegadest ja hetketest, siis ära heida meelt, sest Jumal töötab endiselt selleks, et sind viia sihile. Ta töötab sinu sees ja sinu ees ja sinu kõrval ja sinu taga ja sinu kohal, sest ta varjab ja kaitseb sind selleks, et sina jõuaksid kohale. See raske aeg, kus sa võib-olla praegu oled, ei ole mitte lõpppeatus, vaid see on see siht ja see eesmärk, kuhu sa jõudma pead. See raske aeg on osa ettevalmistusest, mis viib sihile. Ja isegi siis, kui Taavetil on võimalik võtta enda kätte kõik need lahendused, kuulab ta Jumalat. Ühel hetkel on Taavet peitumas koobastes ja ta saab sõnumi sellest, et Saul on teda jälle taga ajamas. Ja tuleb õhtu ja Saul on läinud puhkama ühte koopasse ja Taavet hiilib sinna ja näeb seda, kuidas Saul magab täiesti kaitsetu ja relvastamata. Mida ta oleks võinud teha? Ta oleks võinud Sauli elu lõpetada selleks, et ise saada kuningaks. Kuid ta ei tee seda, sest ta teab, et selleks, et olla tõeline kuningas, peab mängima reeglite järgi. Ja nii ütleb ta 1. Saamueli 24. peatükk 11. salmis siuksed sõnad. Mina ei pista kätt oma isanda külge, sest tema on issanda võitu. Olgu kuidas on, Taavet ei võta kohtumõistmist enda kätte, sest ta tahab käia koos Jumalaga ja otsida tema lahendusi. Taavetil on võimalus midagi lahendada, aga tal on ka aukartus Jumala ees, sest ta tunnustab autoriteeti ja austab seda, kelle Jumal on ametisse seadnud. Meie rajaleidjate ja kristlastena võime ka austada kõiki neid, kelle Jumal on ametisse seadnud. Me võime austada oma pastoreid, oma juhte, oma vanemaid, oma õpetajaid, oma riigijuhtegi, kõiki teisi, kelle Jumal on seadnud selleks, et meil võiks olla parem elu. Et me võiksime rohkem õppida ja et me võiksime tegelikult leida üles selle, milleks Jumal meid on kutsunud. Lõpuks kroonitakse Taavet kuningaks, kuid suurim au ei olnud tema jaoks ei kroon ega troon, vaid see, et tema soost sünnib päästja, kes on
issand Kristus. Tänu Taaveti ustavusele on tema elu nüüd saanud osaks Jumala suurest plaanist inimkonna päästmiseks. See on päris imeline. Selle ustava rajaleidja elust sünnib inimkonna päästja. Jeesus, kes on meie ainus eeskuju sellest, kuidas olla võidukas noor, kuidas olla ustav kõiges, kõhklemata ja kõikumata, tuleb Taaveti soost. Sina ja mina oleme osaks selle maailma rajaleidjate, võib-olla viimastest põlvkondadest või viimastest aastatest, sest Jeesus Kristus, meie suur juht, tuleb meile peagi järele. Märgid näitavad, et väga varsti tähistab iga eesmärgiga rajaleidja seda vinget hetke, mil näeme Jeesust taevapilvedel tagasi tulemas. Kuid seni, võib-olla oled sa täna oma karjamaal, sellel jutumärkides karjamaal, oma koolis, oma kodus, oma sõprade seas või koguduses tegutsemas ja võib-olla mitte keegi ei näe seda, mida sa teed. Võib-olla keegi ei pane tähele neid võitlusi, mida sinul on tulnud pidada selleks, et olla ustav Jumalale. Kuid pea meeles, et Jumal näeb ja teab ja tasub ja juhib ja kannab sind. Võib-olla seisad sa täna silmitsi hiiglastega, nende ebakindlate ja raskete olukordadega, mis tahavad sind Jumala juurest eemale viia ja kõik enda peale tõmmata. Pane tähele seda, et kui Taavet selles olukorras oli, siis hüüdis ta appi, mida? Jumala nime, sest ta tahtis käia koos temaga. Sest kui sa käid koos Jumalaga, siis saab tema eesmärk sinu elu eesmärgiks. Jumal küsib täna kõikidelt meilt, nii suurtelt kui väikestelt, nii rajaleidjatelt kui vanematelt, nii koguduse liikmetelt kui kõikidelt teistelt ühte olulist asja. Kas sa tahad olla selline nagu Taavet? Kas sa tahad olla minu teener ja minu sulane ja teha minuga koos suuri asju? Ja kui sa tahad, siis kutsun ma sind üles palvetama, käed kokku panema ja paluma Jumalat, et tema annaks meile jõudu selles. Et Jumal täidaks meid oma püha vaimu väega ja püha vaim tuleks elaks meie sees. Paneme käed kokku ja palvetame. Jumal, siin me oleme. Me palume, et sina kasutaksid meid ja sina juhiksid meid. Palume, et sina võtaksid meid käe kõrvale ja täidaksid meie elu eesmärgiga, mis võib muuta kogu maailma, kuid kindlasti muudab meie elu. Täname, et sa kuuled meid ja et sa õnnistad meid ja täname selle eest, et sinul on meie jaoks üks hea plaan. Aamen. Selline oli siis tänane Rajaleidjate päeva jutlus. Kõikidele rajaleidjatele ilusat uut hooaega selleks, et õppida üha paremini ja paremini tundma Jumalat. Kõike seda, mis meid ümbritseb ja veeta väga toredat aega üheskoos tegutsedes millegi suure ja millegi vägeva nimel. Kohtumiseni!